tänan, et oled jälle siin. Mulle meeldib iga nädal neid saateid teha, sest siin ma saan palju rohkem inimesi aidata kui ainult need kliendid, kellega ma töötan. Jagan teiega seekord dokumentatsioonist, sest mul just oli üks objekt töös. No, millal muidu dokumentatsiooni küsimused õhku tulevad, kui siis, kui vaja müüa. Antud objekt oli korter ja küsimus tuli seinte liigutamisest. No, meil lahenes asi lõppkokkuvõttes väga lihtsalt, aga tuli ka teatud uut praktikat pankadega seoses. Minu jaoks vähemalt uudisena. Nii et mõtlesin, et jagan, aga alustame siis algusest. Kui mittekandvaid seinu muudetud, no näiteks köök lihtsamal moel avatud või WC vannituba kokku tehtud, siis esiteks selliste pisemate asjade puhul on üsna suur võimalus, et haldur ei pane pangas seda üldse tähelegi. Ehk kui sul on näiteks Hruštšovkas 2- või 3-toaline korter ja köök on sealt lahti tehtud, siis ma üldse ei pabistaks. No haldurid ka juba teavad seda ja nad üldse ei hakka seda peedistama. Teatud planeeringud ongi, osade puhul on WC vannituba, alati tehakse lahti, siis see tundubki nagu tavaplaneering ja keegi enamat sealt ei küsigi. Kui on lihtsam aru saada, et midagi on muudetud, no kuulutuse piltidelt kohe näha, et midagi on ümber tehtud või sai hindamisakti näiteks kirja, et on ümber planeering. Ega ka tegelikult midagi katki ei ole. Liigutatud seinte pärast mul veel tehing katki jäänud ei ole. Kui haldur küsib, ja enamasti nad küsivadki suht lahtiselt, et kas korteris on teostatud ümberehitusi, kas selle kohta mingit dokumentatsiooni on, siis vasta. Saan saata korteriühistu juhatuse kinnituse tehtud tööde kohta. Juhul kui muidugi head suhted ühistuga on. Mis see tähendab? Pane kokku kinnituskiri, lihtkirjalik sobib ilusti või küsi enda maaklerilt, enam-vähem midagi sellist. Oleme teadlikud korter 10 ümberplaneeringust ja pretensioone ei ole. Korteriühistu ka rohakas. Saada see nüüd korteriühistu juhatuse liikmele digiallkirjastamiseks ja enamasti sellest pangale täiesti piisab. Nüüd selgelt mittekandvate seinte puhul või kui köök on päris ümber tõstetud teise tuppa, siis järgmise sammuna võidakse küsida veel lisaks ehitusteatist. Ja miks ma täna ka selle saate teen, Luminor küsis esimest korda ka mittekandva seina liigutamise kohta ehitusteatist. Kui nüüd ka ehitusteatist tuleb teha, siis ei maksa ka kohe lusikat nurka visata. Meie tehingu puhul näiteks ostjad ütlesid, pole probleemi, kasutame teist panka. Niikuinii saame parema pakkumise. Aga kui ka ehitusteatist tuleb ära vormistada, siis see ka väga keeruline protsess ei ole. Ehitusteatis enamasti selline ühesammuline, ühelt poolt laadida ehitisregistrisse dokumendid üles, teine pool need lihtsalt kinnitab. Tuleb leida projekteerija, kes paneb kokku esialgse projekti, milline korter nägi välja enne ümberplaneeringut, uue projekti koos siis muudatustega ja väikese seletuskirja, et millised tööd siis on tehtud. Võib maksta kuskil 300–400 euri ringis koos EHR-i laadimise ja ehitusteatiseni välja. Super, kui algupärane projekt on olemas, et see võib natukese siis aega kokku hoida. Ma ei tea, võib-olla saab ka natukese kulusid siis kokku hoida. Projekteerija laeb siis enamasti ise need dokumendid ehitusteatisena EHR-i ülesse ja omavalitsuse ehitusnõunik peab siis lihtsalt linnukese seal juurde panema. Kogu protsess ei tohiks üle nädala võtta. Pigem oleneb sellest, kuidas projekteerijale jaole saate, et kui kiiresti ta need projektid ära joonistab. Kui me siin dokumentatsioonist räägime, siis muidugi iga olukord on täiesti erinev, aga üldjuhul mittekandvate seinte puhul ma võib-olla enne müüki väga ei rabeleks, vaataks, kas protsessi käigus tuleb küsimusi või mitte. Kandvate seinte puhul või kui on kööki märgruume ümber tõstetud, siis on kõvasti suurem tõenäosus, et hindaja tahab selle akti sisse panna või haldur peilib selle välja. Siis ma isegi kaaluks ehitusteatise ärategemist enne müügiprotsessi. Eriti kui objekt ei ole väga likviidne, et seda ühte ja ainsat ostjat ära ei kaotaks. Pabistama igal juhul pea, kui oled ümberplaneeringuga korterit müümas. Küsimuste korral projekteerija või maakler kindlasti saavad aidata. Aga tänan vaatamast, kui oli kasulik, pane like ja subscribe ja näeme jälle. Seniks, tšau!